6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, rallisõbrad! Seekordne puhkus 2 rallihooaja vahepeal on ilmselt paljudele tundunud terve igavikuna, sest ole ju ikka nii, et kui midagi oodata on, siis läheb aeg palju aeglasemalt. Oodata on palju, oodata on tervet uut hübriidajastut, uued autod, uued tehnoloogiad, uued ootamatud olukorrad. Meie 6. käigu podcastis palju uusi asju pole, kui siis ainult see, et lähme edasi ainult audioversioonis, aga tegijad ikka need samad vanad. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste, veidi hiljem ühineb minuga stuudiovestluses Roland Poom ja Monte Carlos on meil kohapeal ikka see sama vana Jaan Martinson. Tere, Jaan! No tere ikka! Oled oma 5 tärni hotelli rõdul vaatega jahtidele trimpad Martinit? No ütleme niimoodi, et hotell on 2 tärni oma, sellepärast, et vaevalt, et Eesti Päevalehel nii palju pappi on, et 5 tärni hotelli paigutada, et aga juba see 2 tärni hotell on pealt 100 euro päev ja eile käisin ka söömas ja ütleme, siin samas Monacos Katsuta parasjagu põrises minust mööda, kuigi nad peaksid siin rallipargis elektrijõul sõitma, aga ju siis elekter sai vaikselt otsa ja no. ja muide ma pidin Terride Willile peaaegu alla jääma, sellepärast tema sahises, ma tulin siia vaatama Hyundai bokside juurde ja siis tema sahises vaikselt selja tagant mulle ligi ja absoluutselt ei kuule, kui autod tulevad. Kuule, aga õhtusöögi tegi sulle välja ikka Rein Taaramäe selle meesportlase ankeedi eest? Ja ei paraku jah, tuli endal võtta ja ütleme niimoodi, et ikka hinnad on täitsa kohutavad, et sisuliselt üks pizza ja konnõlut läksid maksma peaaegu 30 eurot, nii et paras katastroof see on, aga proovime kuidagi hakkama saada ja see, kuidas minul siin läheb, see ei huvita ilmselt mitte kedagi. Ja muidugi. Kuidas ilm on, et kliima soojenemine on teinud oma töö või? Jaa, siin on praegu päris mõnus, et 15 kraadi päikse käes vaatad rohkem, ütleme niimoodi, et lühikese särgi ilm ja mandariinid kõik kasvavad, et see oli minu jaoks täiesti üllatav, et mandariini puu oligi niivõrd täis, et mul pole koduaias õunapuudki nii õunu täis olnud kui siin mandariine, et siin on jumalast hea ja lahe olla, aga rallisõitjatel on ka selles mõttes hea, et need teed ei ole väga jäised ja väga lumised, kuigi siin tuleb, mis laupäeval oli see, kui tuleb teha paras kompromiss, et ühel kiiruskattel on lund ja jääd ja ülejäänud on puhas asfalt ja siis üks stint koosneb 3 katsest, nii et seal nad peavad tõsiselt mõtlema, millised rätid alla panna, aga üldiselt nad räägivad, et puhas sliki ilm ikkagi. Erakordne täitsa. Aga äkki peaks tõsiselt mõtlema ka FIA, et Monte Carlo võib-olla varasemaks tuua, sest mis talverallis enam on? Vot ei kuulnud nüüd küsimust. Et äkki peaks ka FIA mõtlema, et Monte Carlo natukene varasemaks tuua, sest see ei ole ju enam mingi talveralli. Sellega on nii ja naa, ega ma ei usu, et siin päriselt nii jääb ja lihtsalt sel aastal on see ilm päris hea olnud, et ilmselt on ikkagi aastas kinni, et mäletad, mõni aasta tagasi sõideti täielikult lumesajus ja oli actionit küll ja veel. Ja räägi, palju nüüd sel aastal actionit ajakirjanikele näidatakse, kui ligidale sa tiimidele saad? No ma saan ikkagi, tähendab, siia tiimi boksi juurde tulla ja saan ka mõningad intervjuud teha, aga praegu nüüd Ott Tänakul ei ole siin lõuna ajal aega olnud, et ta tuli testikatsest ja pikalt rääkis mehaanikutega ja praegu ma vaatan just, et tema auto on üsnagi lahti võetud, et pannakse seda kokku tagasi. Autol kõik kenasti rohelised tuled põlevad ja mis tähendab seda, et seda on õigus näppida, et särtsu ei saa ja siis autokatustel on parajalt suur roheline kolmnurk pandud, et ilmselt selleks, et oleks täpsemini näha, et see auto on näpitav. Sa rääkisid, et sa oleks peaaegu Neuvilli auto alla jäänud. Kas
On siis nii, et tulevad täiesti ootamatult ja järsku ongi sul seljas või? Jah, täpselt. Ja absoluutselt ei kuulnud mitte midagi. Ainuke, tähendab, okei, ma ei oleks allajad, ma ei käinud keset teed, eks, aga ma olin just juhtumisi selle koha peal seal ääres, tee ääres, kus kohas ta hakkas nagu boksi sisse pöörama ja siis ma kuulsin ainult pidurite krigina järgi, et keegi on selja taga. Et ütleme niimoodi, et täitsa ohtlik pärk siin, et nüüd tuleb kõndida selge ees, et siis sa näed, mis tagant tuleb. Aga mis hääd nad teevad siis, kui neil on ka sisepõlemismootor sees? No siis on ikka päris ralli hääl, aga elektriga on ainult üks paras pahine. Seda ka, kui aeglaselt sõidavad, siis ei ole sahinatki kuulda. Aga nad panevad elektri peale alles siis, kui servisisse jõuavad? Ja siin ongi see, et nagu nad ütlevad, et ega see päris õige värk ei ole, sest nad sõidavad päevas vist oli, palju ta oli, kas 3 või 5 kilomeetrit sõidavad ainult elektri jõul, et seda ei ole just palju, aga see on paras pakasuha, et nad peaksid siia ralliparki, et kogu inimkond näeks, kui rohelised need autod on ja elektri jõul ja puha ja värgid, aga rajal ja seal on ikka surinad piisavalt, et eks ta ilmselt rallile see kilometraas muutub, kui palju need elektri jõul peavad sõitma, aga Monte Carlo on esimene ralli ja siin ilmselt, mul lihtsalt teevad katse, et mis värk on ja kuidas see asi sujub. Selge pilt. No pean kuulajatele tunnistama, et mul nii unetut tööd pole ühe ralli podcasti eel olnud, sest ma tunnen, et ma olen täiesti ette valmistamata, et mitte midagi ei tea ju nendest autodest, mitte mingit võrdlusmomenti pole kuskilt tuua eelnevaid tulemusi. Kas sul oli ettevalmistuse mõttes sinna Montesse lennata umbes sama tunne? Ei, absoluutselt, ega mul on siiamaani sama tunne ja kui ma olen sõitjatega rääkinud ja ma olen lugenud, mida teised tiimid räägivad, siis teadmatust on oluliselt rohkem kui teadmisi, et siin ju kõik ütlevad ja Jott Tänakki isegi ju rõhutas seda, et ainuke, millele ta saab kindel olla, on see, et nemad on oma parima äratundmise ja paremate oskuste järgi ära teinud kogu töö, mida teha saab ja kas nüüd sellest, kui palju sellest piisab, seda ta ei tea, rohkem ta ei tea. See ongi kõik. Mida sina oled? Ja seda räägivad muide kõik teised ka ja näiteks see oli vist, kas Jari-Mati Laksvala oli see, kes või oli mõni sõitjatest, kes ütles, et tema kõige suurem lootus on see, et nad ei ole mingisuguse detailiga või mingisuguse nii-öelda osaga ikka totaalselt puuste pannud. Et see oleks kõige hullem stsenaarium, et siis ta peab hakkama ju sisuliselt, praktiliselt mingisugust osa sellest autost täiesti ümber ehitama, mis mõjutab ilmselt ka siis kogu selle auto kontseptsiooni ka veel, et see oleks nagu kõige hullem. Et tähtis on see, et kuskilt pole totaalselt puusse pandud ja kõik oleks enam vähem okei. Ja juba öeldi, et järgmisel rallil on juba uuendused tulemas, et see ralliauto ei saa valmis, ma arvan, et enne järgmise aasta keskpaika. Ja siis ka palju aega ei lähegi, varsti tuleb juba uus generatsioon peale. Joo, just täpselt. Kuule, aga mida sina oled nende 2 päeva jooksul uute autode kohta teada saanud, mida sa varem ei teadnud? No üks asi, millest kiigi tegelikult, see oli täitsa hämmastav, ma lugesin, täna oli Soome ajalehtedes olid nii-öelda rallispekid, ei tegelikult nad on ikkagi ralliga väga tihedalt kokku puutunud mehed ja selgitasid, et ega neil ei ole ka täpselt aru saama, et kuidas on selle lisaenergia kogumine ja selle lisaenergia valla päästmine. Et nii palju nad teavad, et stardist esimesed 12 sekundit sa saad kasutada seda lisaenergiat, lisaboost'i. Ja see energia kogumine sa pead vähemalt 2 sekundit pidurdama, et siis sa saad seda energiat koguda. Ja siin on teatud kohad, sul on nagu nii-öelda 3 programmi, millest sa pead ühe välja valima ja nagu ma saan aru, et süsteem on see, et kui sul
energia kogutud, siis sa saad automaatselt mingisugusel hetkel gaasi vajutades kogu selle 100 hobujõudu sealt valla päästa ja nii kui sa pidurit vajutad, nii jookseb kogu see akupank sul tühjaks ja siis sa pead jällegi koguma ja kõik, aga see on nii segane, et sellest ei ole isegi päris petsid aru saanud. Ma arvan, et ainsad, kes need teavad, aga need väga palju ei räägi sellest, sest see on parasjagu saladus, eks. On tiimid ja Ott Tänak on ju ka öelnud, et see on väga keeruline mõista inimestel, kes ei ole sügavalt ralli sees. No just, kuidas energia kogumine ja valla päästmine toimib. No just, me hakkame kohe seda Oti intervjuud ka kuulama, seal ta ju ütlebki, et parem on teil mitte enda pead sellega vaevata, et las sellega vaeva meie oma pead. Just. Teine asi, mis ma praegu just neid autosid vaatan ja mis nüüd mõttele tuli, on, et aerodünaamikat on ikka kõvasti vähendatud, et autode taga ei ole enam seda, kuidas ta oli, CD-riiulit, nagu neid suusereid vist on nende nimi, et nimetati ja siin on ikkagi kõvasti neid detaile maha võetud, et noh, kentsakas näeb võrreldes eelmise aastaga see auto välja ja no vaadake ise, mis ma vaatasin teisi kattel, kui sõitsid esiteks kaardilugeja on väga ebaloomulikult kõrgel, aga sellele Martin Järveojale kindlasti ei meeldi peaga vastu katust istuda. Järgmine asi oli see käiguvahetus. No tundub sedavõrd vanaaegne. No, mis me teeme? Järgmisena paneme tavalise käigukassid, nagu see manuaalkäigukast on, et esimene üles, teine alla ja nii edasi. Et seda on ka kritiseerinud paljud sõitjad ja Kalle Romantpere ütles, et kui sa ikka täiel võimsusel ja täiel kiirusel selle autoga kihutad, siis sa tahad, et mõlemad käed oleks roolil, aga paraku, kui sul on vaja käiku vahetada, siis üks käsi tuleb roolilt ära, et see tundus ka natukene vanaaegne ja kummaline. No eks siin neid asju, millega harjuda tuleb, on veel palju, aga meil on Shakedowni tulemused teada mingil määral. Seal vist käib veel, eks, Shakedown, eks? Ei kuulnud jälle küsimust. Et mõned autod veel pole 3 korda käinud Shakedownil. Kuidas seal ümberringi paistab? Ei, siin praegu kuhugi need Toyota sõitsid, ju nad läksid siis veel Shakedowni tegema, aga ma ei tea, ma ei oska öelda praegu. Siin on praegu see hündeboks on kinni ka, et ikka pääse kedagi küsima, et ma ei usu, et nemad enam sinna Shakedownile lähevad, aga nagu Ott Tänak ütles, et see Shakedown on lihtsalt selleks, et kontrollida, kuidas süsteemid töötavad, kuna see rada on lühike, kurviline, kitsas, ehk siis tal ei ole päris Monte Carlo ralliga vähimasti pistmist. No vaadates, et Otil läks Shakedowni starti jõudmisega natukene rohkem aega kui pidi, siis võib vist öelda, et süsteemid veel väga hästi ei tööta. No aga ma arvan, et see on üleüldine probleem sellel rallil, et miskit võib siin laguneda ja tõesti ei tea. No, see on absoluutne teadmatus. Need ei ole robustsed autod, nad on ikkagi liiga tehnoloogilised võib-olla ja siin, kui mingisugune ühendus ära kaob, siis paneb see põntsu tervele autole. Aga meie oleme ikkagi ajakirjanikud, me peame midagi spekuleerima. Mis su kõhutunne ütleb, kes siin võiksid kiired olla? Kas või selle pealt ennustades, et kes tavaliselt uue generatsiooni alguses valitsevad? Absoluutselt ei oska ennustada ka. Tähendab, siin ma arvan, et hakkame nüüd sealt ennustama, et palju autosid finišisse jõuab ja tõesti, siin ei tea. No ma homsest selle hästi kirjutan kaasa. Seal paar-kolm asja, no on üks asi on ju see, eks, et kuidas need autod vastu peavad ja üks suur lootus on see, et ükski tiim ei oleks teistest peajagu üle, sest siis muutuks see sari, kus sisuliselt 15 sõitsevad maailma meesteriikide peale, see muutuks veelgi kesisemaks. See lootus on, et täpselt nii nagu oli eelmise põlvkonna autod, kõik olid võrdsed, siis ma loodan, et ka need autod on võrdsed. Ja teine asi muidugi, see on huvitav, mis nüüd hooaja lõpus
hakkama võib saada, on kas igavesed teised ehk siis Kiriin ja Vill ja Elfi nemad, ühel on ju 15 kohta, teisel on 12 kohta. Kas nemad suudavad sellest teise koha leedusest välja ronida? See on ka päris huvitav, sest see kujutad ette, sa sõidad 10-15 aastat rallit ja oled lõpuks 10 korda teine ja mitte ühtegi korda maailmameister. Ott Tänakul vähemalt seda probleemi ei ole, temal on tiitel käes. Küsi Latvalalt, mis tunne on? Mida? Et küsi Latvalalt, mis tunne on? Jaa, ei, absoluutselt ei, no põhimõtteliselt Mikko Hirmonen tuleb küsida. Aga ma ikkagi pigistan sult Monte Carlo ralli lõppjärjestuse ennustuse ka esikolmik. Pane puusalt. Kõige lollikindlama vastusse ütlen Sebastian Ogier. Teine? Teine, no ma pakun Ott Tänakut. Ja kolmas? Ja kolmas on Greg Green. No selge. Kuule, aga ma soovin sulle vastupidamist ja meelekindlust seal toimetamiseks ja välja pigistamiseks siis rallisõitjatelt igasugust salajast informatsiooni, mida nad avaldada ei taha, aga kuuleme ära siis sinu Oti intervjuu ja siis homme räägime uuesti. Selge. Homseni. Homseni. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Põnevust on õhus kindlasti omajagu palju ja mingil määral ka teadmatust. Eks näis, ma usun, et homne päev iseenesest saab huvitav olema. Kindlasti on põnev näha, kuidas me kõigepealt nii-öelda võrdluseks teistega suudame kiirust näidata, et see on kindlasti kõige huvitavam koht ja siis kõik muud asjad takkajärgi. No kui aasta alguses tulevad või kui üleüldiselt ma arvan, kui tulevad sellised uued suured muudatused, siis esimeseks ralliks ei ole kunagi keegi 100% valmis. Alati on testitud, arendatud, kohanetud ja nii edasi, aga esimene kõige asjalikum kogemus tuleb ikkagi rallidega ja ma arvan, et see nädalavahetus ongi siis esimene, kui me saame päris tagasi, et kus me oma asjadega oleme, kus on puudused, kus on tugevused ja nii edasi. Et jah, esimeseks ralliks on alati väga keeruline täielikult valmis olla. Kui on kõik uus, siis ikka tuleb pea lahti hoida ja tähele panna, mis ümberringi toimub. Et eks ralli näitab, kus me oma asjadega oleme, aga ma arvan, see on kõigega. See on nagu see elektriasi on kindlasti kõige suurem asi, mis on uus ja tahab arusaamist saada, kuidas ümber käia, samamoodi on auto, seadistused ja kõik muu. Et palju asju on kindlasti selliseid, milles hetkel ei tasu liiga enesekindel olla. Räägi nüüd see nii-öelda lisa power, mida te saate kasutada. No siin juba vaadati, et sa saad katsel kuskil 100-150 hobujõudu juurde panna, et palju see tegelikult on. See on üks korralik gaasile vajutus ja on 100 hobujõudu läinud. Hobujõududes ma ei oska rääkida. Kilotšaulid, jah. Et iga katse distantsi kohta on määratud hulk energiat, mida me saame kasutada ja siis põhimõtteliselt, kuidas seda hulka energiat kasutada, seda siis saab erinevate strateegiatega reguleerida, mis siis erinevad meeskonnad on omale programmeerinud autosse ja homologeerinud. Aga kuivõrd keeruline on see energia kogumine? No, iseenesest energia kogumine on väga lihtne, et mida rohkem pidurdad, seda rohkem energiat saad. Et midagi keerulist ei ole. Kui tahad energiat, siis tuleb rohkem pidurdada, aga samas pidur on ikkagi kiiruse surm, nii et eks alati on see valik kahetine, et eks ta olenebki sellest, et kas see energia kasutamine toob peale seda pidurdust edu või ei too. Et sellepärast ongi need strateegiad olulised. Olud on, ütleks jah, ebastandardselt stabiilsed, viisakad siin
Lõuna-Prantsusmaal, et jah, üldiselt ilm on väga stabiilne hetkel, iga päev päike paistab ja ööd on väga külmad, hommikud ja õhtud on külmad, päevad on soojad. Olud enamasti ütleks jah, et on pigem stabiilsed ja lihtsad, kindlasti hommikud ja õhtud, eriti need öökatsed võivad olla natuke keerulisemad, eks neid musta jääkohti ja mingeid niisked kohti, mis külmuma hakkavad, kindlasti võib tekkida, et lõpuks ta on ikkagi Monte, aga ütleks nii, et stabiilsem kui tavaliselt, et ralli kohta ei saa kunagi öelda lihtne, aga pigem siis stabiilsem. No nii, sellised olid siis jutud Jaan Martinsonilt ja Ott Tänakult. Nüüd on meil teisel pool Zoomi liini ka Roland Poom. Tere, Roland, ja head uut aastat! No tere sulle ka ja tundub, et aasta hakkab huvitavalt jälle. Päris põnev on olnud juba Shakedown. On põnev olnud ja, aga räägime suusoojaks, et kus sa ise paikned? Meil on vist väga rahvusvaheline saade täna. No ma ütlen nii, et ma olin Monacos just, aga Monacost ma olen ära liikunud ja liigun kuhugi Eesti poole. Täpsema asukohaga on võib-olla natuke keeruline. Et kuskil Veneetsia pool ma asun omadega juba. Kas Monacos ralliautos ikka nägid? Ja ikka, sellepärast sinna mindud sai ja service park oli vägev ja eriti lahe oli tegelikult veel seal Monaco vahel kõndides näha neid F1 raja siis punavalgeid märgistusi teertes, et see on seal ilmselt aasta läbi olemas ja muidugi WRC autod või Rally 1 autod siis nüüd moodsas keeles seal F1 hooldusala joone peal, ega seda on äge näha muidugi oma silmaga. No seda uut hübriidajastut oodates vast kõik rallifännid olid natuke skeptilised, et ei tea, kas seda hübriidi värki on üldse vaja ja mis sellest kõigest saab, see tundus kõik nii toores ja tundub tegelikult veel natukenegi toores, et kas sinu skepsis on kuidagi natukene lahtunud, ootad sa seda nüüd põnevusega või ikkagi sellise tundega, et no näidake, mis te siis suudate sellega teha? No selles mõttes ma olen uskunud kogu aeg, et need autod saavad olema väga konkurentsivõimelised omavahel võisteldes ja autod aeglased ei tule, aga mis pani muretsema ja jätkuvalt panen muretsema see, et kui hästi need autod kestavad. Et seda väga paljud ei tea, kui palju on saanud seal pikkama testida nagu rallit, siis testides ette kujutada, et Hyundai seda ainult tegi mingil määral, et teised sellist pikemat sõitu teatavasti ei ole ette võtnud. Et seal on selline küsimus, mis täna on nõhus, aga auto kiiruse poole pealt kindlasti ma arvan, mingit küsimust ei ole ja lahe on pigem näha seda, et kui eelmine aasta oli pigem 2 meeskonda, kes võitlesid, siis teatavasti nagu ikka uue generatsiooni autoga M-Sport on ka seal pundis sees, ehk see aasta on siis 3 meeskonda tõenäoliselt ikkagi, kes võitlevad. No teeme hetkeks sellise reaalsuskontrolli ja loeme ette faktid, mis siis sel aastal autode juures uut on. Lühikokkuvõte on siis selline, et tegemist on endiselt 1,6 liitrilise turbomootoriga, mis kasutab elektriautot, mis annab soovija sõitjale vajalikul hetkel lisavõimsust, kergitades siis hobujõudude arvu kuni üle 500 on räägitud. Kadunud on autol aktiivdiferentsiaal ja 6-käigulise hüdraulilise käigukasti asemel on tavaline 5-käiguline ja käike ei vahetata enam roolilabadega, vaid pigem selle kangiga ja jäi mul veel midagi nimetamata. Turvapuur on saanud olulist täiendust, kõik on palju turvalisem ja turvapuur on saanud juba korralikult testida ka näiteks Priini ja Neuvilli peal. Jah, et auto on ehitatud mitte siis nii-öelda ümber kere, vaid kere on ehitatud ümber auto põhimõtteliselt, et seekord on natukene nagu teistmoodi asjale lähenetud ja siis peaks ka olema oluliselt turvalisem turvapuur, väidetavalt siis selline 70G peaks ilusti vastu võtma. Jah, ja see 70G peaks võtma vastu ka see hübriid asi seal auto all. No see 70G on päris tummin, et seal isegi vormel 1 tugevamad sellised avariid on juba seal 70G, noh, kõige tugevam muidugi võivad ka üle 300 olla,
aga WRC see kujutab vast küll sellist 100-keelist avariid ette või? Tegelikult, kui ma ei eksi, siis eelmise aasta või tähendab üle-eelmise aasta Oti Monte avariil mõõdeti 70 G-d välja ja tegelikult minu Rootsi avariil 2020 mõõdeti 55 G-d välja, mis on üpriski lähedale ja endal nagu häda midagi olnud, aga kuna seadelised autos mõõtsid sellise suht suure G-jõu välja, siis saadeti kiirabi kohale ikkagi. Et tõenäoliselt siis pidasid ka need vanad hästi vastu, aga ju siis uus on kuidagi moodi veel parem. No just, räägitud on, et seda Monte Carlo shakedowni vast oodati kõige rohkem kui ühtegi teist shakedowni kunagi varem. Purustati kindlasti igased vaatajarekordeid, aga kui me nüüd vaatame need tulemustele otsa, kas see tegelikult see 2,29 kilomeetrit täna hommikul näitas meile midagi või ei näidanud? Võib-olla näitas nii palju, et autodel on probleeme. Et kui palju autosid sinna Monte finišisse jõuab, saab olema huvitav. Et kui täna selle, põhimõtteliselt siis 2,3 kilomeetriga ikkagi kahel autol oli kindlasti probleem, siis mis seal tehakse nagu selle ralli kokkuvõttes, mis need autod teevad ja kuidas nad vastu pidavad, saab olema huvitav ja loodame, et ikkagi meil on pühapäeval keda jälgida. Et natuke nadi oleks, kui seal tõenäoliselt siis 2 Sebastiani, ükskõik mis juhtub, nemad ikka on alati olemas, et keegi peale nende võiks ka veel olla ikka pühapäeval meil sõitmas. Et teatavasti ju Montes pühapäeval ega kõik ei saa starti, kes laupäeval ikkagi superrallist või tähendab katkestab, siis pühapäeval peale enam ei saa. Jah. No võitis siis shakedowni Sebastien Ogier, aeg vast ei olegi nii oluline, 0,5 sekundiga teise Sebastiani Loebi ees, kes ei ole siis Sebastien Loebi nimekaim ega kloon, sest kui mäletate, siis Sebastien Loeb alles sõitis Dakari rallit teisel pool maakera ja sõidab ka Monte Carlo rallit, et teras mees. Vahed on muidugi väiksed, aga järjestus on siis edasi selline, et 3. Elvin Evans, 4. Thierry Neuville, 5. Adrien Fourmeau ja Gus Greensmith pole siin 3. läbimist veel kirja saanudki, siis tulevad Priin, Katsuta, Rovanpera, Tänak alles 10. Kuuldavasti siis Tänakul ei olnud hübriidtehnoloogiat millegi pärast kasutada katsel ja siis sellest ka väike ajavahe võib-olla, aga eks see Ott, kui aega saab, räägib ise, mis tal siis seal täpsemalt juhtus, aga nagu me rääkisime ka Facebookis, et ega väga julgustav see teade ei olnud, et ta pidi korraks tagasi keerama boksi. Jah, ega see tekitab pigem sellise tunde, et jätkame sealt, kus pooleli jäime. Jah, ütleme Oti puhul jätkame sealt, kus pooleli jäime, aga üldiselt, et kui hübriidtehnoloogiat taga ei olnud ja asi ei töötanud, et siis kui palju teil see üldse töötab ralli jooksul. Ja võib-olla me unustame selle hübriidtehnoloogia üldse esimeseks pooleks hooajaks ära, et kellegi see ei toimi korralikult, kui nii meeskonnad saavad aru, et kuidas see toimima panna. Aga jah, eks Oti puhul natuke võib-olla siis mitte nii positiivne algus, lõppes sealt, kus see eelmine aasta pooleli. Aga mis mulle väga meeldis täna shakedowni juures, oli Gus Greensmith jälle. Et ma olen ikka nende nõrkade poolt alati millegi pärast ja väga, minu meelest väga hea ajaga tuli sealt. Kuidas sulle tundub, meedias loetu põhjal, me tegelikult ei tea keegi, mis seal tiimides sees toimub, et kes selleks hübriidajastus kõige paremini on valmis? Millised tiimid? Ega me ei teagi, ilmselt siseinfot ei tea, aga kui me lihtsalt vaatame, kes kuidas valmistud on, siis 100% kõige rohkem on M-Sport valmistunud selleks puhtalt juba sellepärast, et eelmine hooaeg jäi neil täismahus vahele, et testimised lõpetati ära ja kogu jõud pandi selleks autoarendusse ja ka kõige esimesena hakkas M-Sport teste läbi viima, et nad teavad, et nad on uue generatsiooniga alati tugevad tulema, aga teised siis mingi hetk lähevad eest ära oma arendusega, kui nemad jäävad pidama. Ma usun, et täna kõige rohkem on jällegi võitnud M-Sport sellest, et on nii-öelda oma eelmise generatsiooni võib-olla siis juba veidi ajale jalgu jäänud autost üle saanud ja uue vägevama ehitanud.
No neid uusi vägevaid Ford Puma Rally 1 masinaid on meil koguni 4 tükki stardis. Sebastian Loeb näitas esimesel läbimisel lausa parimat aega. Mulle endale tundub, et Sebastian Loebi kaasamine sinna tiimi ei olnudki mitte punktide võtmiseks ega feimi ja sulli haaramiseks, vaid just selle arenduse küsimuses, et tal on nii palju kogemusi lihtsalt. Ma arvan sama, sest ega autod on ikkagi ju arendusjärgus praegu, et kõik autod on päris toored ja kindlasti Formeau ega Kriismist ei ole väga autoarendajad täna veel, pigem nad üritavad ise aru saada, mis nad teevad seal. Craig Breen, kindlasti tema midagi mõistab, aga kui nüüd kogemuste peale mõelda, et autos saaks ikkagi hea asi, siis keegi oli vaja kaasata sinna ja kui Loeb oli vaba, siis ega ma arvan paremad autoarendajad võib-olla kogemuse baasi pealt ei olegi võtta, et väga, väga õige otsus kindlasti oli see. Ja kui Loebi juurde veel korraks jääda, siis natukene muret tekitav artikkel oli täna Dirtfishis, et Loeb ütles, et ei teagi, kas sel aastal rohkem MM-rallisid kaasa teeb, sest sponsor Red Bulliga on asjad kuidagi natukene puseriti, et võib-olla jääbki ainult siis arendussõitjaks M-spordile. M-spordi poole pealt oleks seegi hea, et ma arvan, nagu ma just ütlesin, et see on prioriteet number 1 neile, aga ma ei tea, vast saavad oma asjad lahendatud ikka, kuigi ma jälle pidin oma sõnu sööma, et ma olen alati see, kes ütleb, et jätke need pensionärid koju juba ja laske noortel ka sõita, et ei ole vaja neid vanamehi tuua sinna autorooli. Aga näed, vanameest tuleb ikkagi näitab kuidagi ära kõigile, kuidas sõidetakse, et see on jälle oma sõnu sööma. No Loebi intervjuust veel jäi silma, lugesin natukene diagonaalis küll seda, aga jäi silma, küsiti talt, et sõidad siin mitmeid sarju, Extreme E ja Dakar ja WRC, mis sul siis nagu lemmik on? Loeb ütles, et mul vahet ei ole, et rooli istun, siis kõiki kaifin ühtemoodi, et andke ainult ette, ma keeran rooli. Jah, ega ütleme vist kõrvalt vaatajana. Võib-olla kõige imelikum sari on see Extreme E hetkel, aga eks see ralli on ikkagi, ma arvan, tal selline kõige rohkem südames. Muidugi, mida ei viitsi väga palju teha, sest see on ikkagi päris ajakulukas. Et Dakari ühe korra aastas võib selle mõned nädalad sõita, aga rallit panna põhimõtteliselt üle paari nädala terve nädal ühe etapi alla, et see on füüsiliselt ja vaimselt päris karm, aga vahepeal ilmselt juba selles vanuses saaks nüüd oma kodus telekas käkistada. Aga vaatame kiirelt stardinimekirja järgi, kuidas meestel varasemalt on Monte Carlos läinud ja püüame siis saate lõpuks ka ennustada, kes siis kiired hakkavad olema. No võtame number 1 autot, juhib meil Sebastien Ogier. Ei ole küll täishooaega tegemas, aga see vast temast kuidagi nõrgemat meest ei tee, sest eelmine hooaeg ju alles lõppes ja mehel on siis kokku 8 Monte Carlo ralli võitu. Viimase 3 Monte vorm on esimene, teine, esimene koht. Mis ütled? No väga uhked tulemused. Et kui siin hakata nüüd panustama, kes seda võitu võtab, ega ma arvan, seal siis kaks Sebastiani võidu peale võiksid tegelikult ilmselt pigem Ogieri peale, et ma arvan, Loebi shakedowni aeg tegelikult rallis nii palju välja jääb ka lööma, et nii seal ees otsas on, et mingi hetk ma vähemalt arvan, et ta natuke ikka vajub ära, et päris sinna teravasse tippu ei lähe, aga eks seda on näha. Nii et Ogieri Monted on alati koht, kus ta peab oma head punktid ära võtma, alustades ta lihtsalt oma koduteedel sõidab ja sealt oleks patt jätta need punktid mitte koju toomata. No väike küsimärk võib-olla on Ogier autos seal kõrvalistuja koha peal, ei ole seal siis Julian Ingrassi, nagu me oleme harjunud, vaid Benjamin Veilas, kellega ta on sõitnud vaid testisõitudel, et kas nii kogenud mehel nagu Ogier võib selline väike detail hakata segama? Ma ei usu, et võib-olla segaks, kui täitsa võõras inimene oleks kõrval, aga selles mõttes tema jaoks teada-tuntud kaardilugeja ja ta on kasutanud teda varasemalt testidel, nagu sa ütlesid. Et ma arvan, et see probleemiks ei saa. Koos on autos istud ja sõidetud, nii et mõlemad teavad, kuidas ja mis hetkel üksteisega käituda seal.
auto number 33, Elvin Evans, Scott Martin, tahavad sellest igavese teise needusest vabaneda nii Monte mõttes kui ka üldse MM-ralli hooaja mõttes. Viimased 3 rallit, teine ja katkestamine Montes ja kuidas tal viimased 2 hooaega on läinud punktitabelis, no seda me teame, et vast kõige näljasem vend siin rivis üldse. Jaa, ma arvan küll, et eelmine aasta me rääkisime sellest päris palju, et ta kindlasti on üks, kes hakkab kohe hooaja alguses ikka kõvasti selle nimel suruma, et see võit võtta. Ja kui nüüd enam Ogieri ees ei ole, siis loogiline jätk oleks see, et Evans võtab selle tiitli ära, mis tal 2 hooaega on siis Ogier ära võtnud. Eks ole näha, kindlasti hakkab võidu nimel sõitma ja kui seal Shakedowni onboardis näha oli, kuidas ta võimles seal rooli taga, no ta ikka vist on asjas sees korralikult. Et kui enne ta võimles seal korralikult, aga vähemalt oli paddle shift, siis nüüd pidi selle ühe käega ka veel rohkem võimlema selle autot. See oli kohati natuke naljakas isegi. Kes kindlasti tahavad ka tiitlit ja Evans sees noppida on Thierry Neuville ja Martin Wiedhage. Viimased 3 Montet 3, 1 ja 2. Nüüd teagi, et kuidas see väike põnts neile seal testisõidul mõjus. Ühelt poolt said ju auto nende piiri teada ja said ka tunnetus, et see auto on päris turvaline, kui sellise laksu peale ainult ühe rangluuga sealt välja tuled. Et mis sa ise arvad, jääb see neid kuidagi kummitama või pigem tuleb kasuks just? Ma ei usu, et kummitama jääb, et seal on päris rajusi avariisid all varem. Kas tuleb kasuks? Pigem isegi jah, võib tulla kasuks, kui kahjuks. Et alati on hea, kui sa tead, kus on mingid piirid ja kuna seekord on ka sellel generatsiooni autol on siis vähem väike 5-käiguline käigukast, siis see legendisüsteem ikkagi tegelikult suures pildis kattub kuidagi käikudega, et võib-olla siis sai seal omad katsetused ära tehtud, mis käiguga see asi toimida võiks ja nüüd teab, et aga Neville ise on kuidagi selline viimased aastad olnud pigem selline ütleme nii, et B-sõitja seal meeskonnas, et ega tal väga ei tule, et ta on väga hea, aga väga palju nagu ei suru sinna päris esikoha võitlusesse, aga siis on jälle küsimus, et kes see number 1 sõitja võiks Hyundais olla, et siis nagu hetkeseisuga seda nagu hästi ei olegi. Et mõlemad on sellised teise astme või B-astme sõitjad seal, kuidas öelda. Ja ei ole ka Hyundai'l ju tegelikult tiimipealikud, kes selle asja hierarhia praegult paika paneks, et me teame, et Andrea Adamo isiklikel põhjustel väidetavalt sellest kohast loobus ja uued otsingud käivad, nagu Oti intervjuust Kalev Kruusile võis kuulda, et Koreast on inimesed kohal ja läbirääkimised on täies hoos. Jah, nii palju, kui ma ka kuulsin, et siis vist äkki olevat tervislikud põhjused, miks loobuti sellest juhi kohast. Aga no loodame, et see seal meeskonnas sees midagi sassi aja, et kõik vähemalt teavad, mis nad teevad ja kuidagi moodi saavad seal toimetatud. Aga üldine see loogika natuke minu meelest Hyundai puhul puudub, et kui üks teisi meeskondisi vaadata, siis saad vähemalt sellest aru, et kes see nii-öelda esisõita võiks seal olla, aga Hyundai puhul on asi kuidagi eriti kahtlane. No eks see vast loksub paika siin vaikselt. Lähme edasi. Kalle Rovampera peetakse ka tiitli nõudlijate sekka kuuluvaks, aga Montes pigem küsijate hulka ei arvestaks, sest viimased 3 rallit 4., 5. ja 18. No nii, Kallel, mitmes tal läheb nüüd 3. täishooaeg või? Eelmine hooaeg oli vist esimene täishooaeg. Siis teine täishooaeg. Teine täishooaeg vist, jah. Mis me ennustame talle Monteks ja mis me ennustame talle üldse kogu hooajaks, et arvatakse, et ega neil noortel meestel, kellel väga palju kogemusi ei ole ka selle hübriidiga see kohanemine võib-olla kõige kiirem. Jaa, täitsa nõus. Mis muidugi lihtsalt tema kasuks mängida on see, et see uus Rally 1 auto on üpriski sarnane siis varasemalt R5 autole või Rally 2 autole.
et võib-olla tema on väga palju sellega hiljuti sõitnud, võrreldes teiste sõitjatega sealt siis, muidugi Greg Priin on ka, aga võib-olla ta suudab sealt midagi kaasa võtta, et ära kasutada seda vähesemat aerot, keskdifferentsiaali puudumist, ma ei tea, käiguvahetuse vaba puudumist, siis kõik selle auto teevad R5 sarnaseks. Et kui ta sealt suudab midagi kaasa võtta ja varasemat kogemust kuidagi ära kasutada, siis ma arvan, et selline, mis ma pakuks, ega seal top 5 võiks kindlasti olla. Aga jah, top 3 või midagi rohkemat võib-olla poleks isegi pointi pakkuda, et kui ta peaga sõidab, siis ta teab, et ilmselt on tähtis pigem kindlad punktid tuua seal. Oled sa veel liinil? Jaa, olen. Nii, jaa. Lähme edasi, Tänak, ei tahaks seda Monte vormi võib-olla vaadatagi, et siia katkestamiste taha võib kirjutada aastal 2021 ref, 2020 rullumine ja 19 võttis siis 3. koha. Tahaks loota, et need katkestamised teda ei kummita, eks? Tahaks loota küll, jah, aga ega peale seda Monte suurt crash'i oli ju täitsa okei Rootsi ralli võib öelda, et ilmselt need ei kummita teda ja proovib selle uue autoga võtta, mis sealt võtta on. Et jällegi, nagu enne sai mainitud, siis tõenäoliselt kõik jäävad lootma, et need autod kestavad ja võib-olla isegi selle kiiruse peale nii palju sellel konkreetsel rallil ei saagi mõelda, et tähtis oleks, et lihtsalt need autod lõpuni tuleks. Kui oluliseks pead sa seda tõsiasja, et see on esimene Hyundai, mida Ott on saanud oma käe järgi algusest peale sättida? Ta ju sõlmis uue lepingu Hyundaiga juba maikuus, sellepärast, et saaks olla kättpidi juures, et ei jääks kellegi teise sättida tema istumisalune. Kindlasti on tähtis, sest kui me mäletame, mis aasta Fordiga oli näiteks, kui selle arenduse kõrval sai oldud ja see auto tuli 2017 aasta auto siis, et see oli ju selles mõttes suures pildis tema järgi ka arendatud ja ka Toyota sai tema järgi lõpuks arendatud teiseks aastaks, et neid tulemusi me teame, kas nüüd Hyundai võiks midagi sarnast teha, ma arvan küll, aga tõenäoliselt see auto ei ole veel nagu päris selles vormis, kus olla võiks, aga ma usun, et seal 2-3 ralli pärast juba seal on vajalikud muudatused tehtud, mis siin esimeste rallidega välja tulevad ja eks ma arvan, iga sõitja jaoks on oluline, et see auto oleks tema järgi paigas, sest varasematel aastatel me oleme näinud, et Hyundai'ga põhimõtteliselt sõidab ainult Neville ja teised nagu on vähe hädas sellega. Hüppame edasi üle Katsuta, kohe tuleme Katsuta juurde ka, aga ma tõmbaks siin tiitlinõudlejate vahele ennem joone, et Priini võib ju vast ka pidada natukene tiitlinõudlejaks, me teame, mis hoos ta võib olla, kui kõik klapib. Ta on saanud väga vähe ennast tõestada, Monte Carlos pole ta ennast üldse praktiliselt tõestada saanud aastal 2018, aga kogu hooaega silmas pidades, arvestame, et nüüd see M-Sport võib olla kiire, vähemalt esimesel hooajal siin hübriidajastul. Kas me võime Priini lugeda sinna on see 6. punt? Jah, 6. punt, kes tahaksid tiitlit küsida? No sinna punti ta kindlasti kuulub, aga kas see päris reaalne on? No see on juba parem küsimus, et ma arvan, et päris tiitli püüdada äkki ei ole see aasta. Et kui on päris palju rallisi, kus täitsa kogemus selles mõttes puudub nii-öelda WRC või Rally 1 autoga. Et see võiks olla, kui M-Sport püsib järgmine hooaeg ilusti teiste kannul või teiste ees, et see juba võiks järgmine aasta olla, aga see aasta ma arvan, et kui ta juba isegi suudab sinna top 5 ilusti püsida ja võib-olla isegi top 3 kohati hooaja jooksul püsida, siis on nagu päris kõva sõna. No nii. Takamoto Katsuta viimased 3 rallit Montes on 6, 7 ja 13, aga mis lati me Katsutale seaks terveks hooajaks?
no eks ta tegelikult nagu neid arenemismärke on päris palju näidanud, aga kui eelmine aasta ta pani siin järjest 5. kohti vist, äkki oli siin et see oli iseenesest väga kõva sõna juba, aga kas ta on vahepeal nagu rohkem arenenud, ta võiks hakata rohkem poodiumeid võtta, siis ma arvan, et mitte oluliselt, aga kindlasti on seal mingi 3-4 rallit võib-olla, kus ta hooaja jooksul suudab seda teha. Aga kindlasti ta tiitlimängu ei sekku. Kas Greensmit, mees tänu kellele M-Sport võib-olla üldse hinge sees hoiab, viimased 3 Montet 8., 63. ja 7. Võime vist öelda, et Montes küsijate hulka ei kuulu? Küsijate hulka kindlasti ei kuulu, aga jällegi minu jaoks üks kõige põnevam sõita, keda jälgida, sest mulle meeldib vaadata sõitjaid, kes on aastate jooksul arenenud palju ja minu meelest eelmine aasta lõppklassil oli küll väga viisakas juba. Et kas ta on nagu suutnud mingisuguse järgmise astme astuda, et seda on päris põnev, ma arvan, vaadata, aga sellest peaks ka saama aru esimese, ma arvan, 3-4 ralliga, et kas on toimunud või ei ole. Kui on, siis sealt peaksid hakkama ka katsevõidud tulema ja kui ei ole, siis seda ei tule ja jätkub umbes sama tase, nagu oli eelmine aasta, ma arvan. Adrien Formeau, viimased 3 Montet 9., 15. ja 10. Sel hooajal saab ennast WRC autos näidata terve hooaja ja ma arvan, et see on üks olulisemaid hooaegi sellele mehele üldse, et kui siit sellel hooajal ikka edasiminekut ei tule, siis ma pikka karjääri ennustaks sellele mehele. Nojah, siis kui ei hakka tulema, et siis võib midagi sarnast juhtuda nagu Lubega, et kes võttis maailmameistritiitli R5 autoga, aga pärast edasi nagu väga ei tulnud, et Lubega kusjuures tegelikult päris häid tulemusi WRC autoga esimestel rallidel sõitis vähemalt häid katseaegu, aga jah, Formeau puhul suht sama, et eelmine aasta ta tegi päris uhket sõitu ja häid ralli tulemusi oli. Aga kui see hooaeg peaks nagu käest ära minema, et siis saab olema keeruline, aga ma usun, et ta ikkagi suudab näidata kiirust ja see on kõige olulisem, et me ka Oti puhul näitasime, et kiirus vähemalt oli olemas, tee peal ei küsinud, aga kiirus oli, et küll siis antakse ka teine võimalus äkki üks hetk. Oliver Solberg, WRC-ga saanud üldse vist Monte ühe korra lõpetada aastal 2020, lõpetas seal 25. kohal, selgelt midagi juhtus. Oliveril vist ka õpipoisi aasta rohkem? No kindlasti, ma isegi ütleks, et minu arust on see natuke liiga vara sinna istutud, sinna autosse, sellist korralikku programmi sõitma. Sest kui eelmine aasta me seal arutlesime enne igat rallit, et kas see katkestamise jada saab nagu jätku või ei saa, et siis enamasti see sai jätku ja see katkestamiste rida oli päris uhke tal. Aga ma arvan jälle, tal ka samamoodi on mingid rallisi, kus ta nagu suudab kõigile muljet avaldada ja kõik vaatavad, et kuidas see võimalik on. Aga hooaja kokkuvõttes ma arvan, seal ka sellist pettumust võib päris palju tulla ja hooaja kokkuvõttes eks ta seal pigem seal rivis tagaotsas ole, sest no nii vähe kogemust selle autoga, et teistele seal kannale astuda on natuke vara oodata. Katsevõite ikka nopib? No jah, võib-olla sellistes oludes, mis talle väga kodused on, et võib-olla lume peal näiteks. Et ma ei näe küll väga, vähemalt eelmise aasta põhjal, et ta kuskil mujal võiks neid võtta, aga Rootsis miks mitte? Mees, suur müsteerium, Sebastien Loeb, vanust peaaegu 70 varsti, aga ikka veel roolis. Kohad viimastel 3 Montel 6., 4., 8., aga on võitnud siis nendel teedel 7 korda ja ei ole kindlasti üldsegi võõras koht. Teab vast kinni silmi kõiki teid ja radu. No kindlasti seal ei ole mingit küsimust.
nagu ma enne ütlesin ka, et nagu jätke need pensionärid koju, siis tegelikult tundub, et ei tasu ikkagi jätta, sest pensionärid sõidavad kiiresti, eriti Montet ja mõnda rallit veel. Et see saab olema päris põnev, kuigi ma arvan, nagu ma enne ütlesin ka, et ta ilmselt seal ralli jooksel ikkagi natukene vajub ära. Aga kui ei peaks vajuma, siis no pole midagi öelda, kõva vend on. No kui peaks juhtuma, et just tema auto peab kõige paremini vastu, siis siin on ju kõik võimalused olemas. Ja millegipärast, et Sebastianide autod alati kõige paremini vastu peavad. Jah. Sellega ongi siis Rally 1 stardirivi ette loetud, kiirelt WRC2 ka, vaatame, kes meil siin Montes stardivad. No WRC2 on pikk, aga mõned säravamad nimed Mikkelsen, Pulasia, Kraasin ja nüüd on WRC3-st tulnud ka sellised mehed üle WRC2 nagu Rossel, Camilli, Lefebvre, Ingrami leiame siit, kes vist, siit läheb juba juunioriks ära. Ühesõnaga WRC3 klassi enam ei ole, on WRC2, aga ka see on tehtud natukene osadeks, et WRC2 Open, WRC2 Junior, WRC2 Masters ja siis on siin veel mingi WRC3 Open, kus on Sami Pajari, Enrico Brazoli, Zoltan Laszlo ja Jan Tšerni. See on juba keerulisem seal aru saada, mis seal klassides toimub, sellest mina pole veel aru saanud. No nii palju peaks olema nagu selgust, et R5 autod me saame vist ikkagi lugeda ühte patta kuuluvaks, et me ei pea hakkama neid kahest tulbast otsima enam. Jah, seda küll, see on loogiline ja kuidas neid meistritiitleid või muid asju jagatakse, see läheb keeruliseks. Et tuuakse noored, vanad, ma ei tea, kas keskkealistel on ka eraldi klass või ei ole? No ma ei tea, jah. Lööb teeb omaette klassi hoopis. Jah, põhimõtteliselt. Senior. Aga neid seeniore vist peaks siin stardirivis veel olema, kui mu mälu mind ei peta, et kas siin oli Fredi Loiks on näiteks kohal ja üks mees veel, François Delecour, et neid mehi ka kindlasti huvitav jälgida, kuigi mis see Loiksi auto on Škoda Fabia Rally 2, no kindlasti huvitav näha, kus vanameister teiste R5-ga võrdluses on, aga teine legend, Delecour on üldse Alpiini autoga, et ei teagi, mis kategoorias peaks hakkama teda otsima ja need ajad vist ei ütle meile midagi. Jah, ma nägin seda autot seal Monte vahel, et ega ta ralliauto moodi välja ei näe, aga jah, seal asfaldirallid vahepeal ikka sõidetakse seal kandis selliste autodega, et kindlasti visuaalselt on seda päris põnev jälgida. Igatahes täna õhtul juba hakkab pihta, nagu ikka Monte puhul alustatakse sealt mägedest. Vast nii palju jääd ja lund ei ole, kui me oleme siin harjunud, aga natukene siiski mingi rehvi valik tuleb ikkagi teha, aga üldiselt mis sa ennustad, et peaks olema pehme segu või superpehme lausa, millega enamus nädalavahetust kihutatakse? Ei, ma arvan, et kui nüüd ilm mingit väga sellist suurt muutust ei tee, siis see on pehme segu ja ega Montes oli, ma arvan, ka eile veel selline 10-11 kraadi ja mägedes, ma arvan, oli ka seal olenevalt kellaajast seal 0-10, et miinust seal kandis väga ei olnud, nii et ma arvan, pehme segu on okei. Ja kui juhuslikult peaks väga märjaks hakkama minema, siis tuleb veel pehmem segu võtta lihtsalt. Aga ma arvan, et kui nii kaua kui asfalt kuiv on, siis ei pea liiga pehmet segu seal võtma hakkama, et see tavaline soft või isegi medium on nagu okei. Räägime natukene rehvidest ka. Meil on siin kasutada antud meestele 24 supersofti, 20 softi, 24 naastu ja 12 lamelli. Ehk siis super softe on rohkem kui softe. Ehk siis loogika peaks ütlema, et mingil hetkel need softid saavad otsa ja peab hakkama kompenseerima, võtma laenu nii-öelda supersoftidest.
jah, eks seal siis tuleb hakata juba vaatama, mis kellaajal, mis katsed on, et kui täna õhtut vaadata, siis võib-olla eks need ilmamehed teavad paremini, kui ülejäänud ralli on selline okei ilm jätkuvalt ja muutnud ei ole ilmateade ennast, siis võib-olla täna õhtul katsumus pimedamas on temperatuur madalam, kasutada neid supersofte kohe ära, et hiljem siis ei peaks neid keset päeva kasutama hakkama, kui on juba soem. Aga jah, naelu vist väga palju see ralli vaja ei ole. Rehvidest veel rääkides, siis no Monte ei ole väga halastanud rehvidele, meil on endal Oti näol väga valusad kogemused võtta. Mis sa arvad, autod on raskemad, 70 kilo raskemad, kas see mõjutab rehve või mitte? Kindlasti mingil määral mõjutab, kui palju seda tunda on. Jah, need tippsõitjad ilmselt tunnevad selle ära, et kui nad teavad, kui palju ideaalsetes tingimustes mingi rehv kestab, et see lihtsalt saab varem natuke otsa. Et sellist asja saab kindlasti ette tulema, aga ega ta nüüd suures pildis midagi ei muuda. Teeme lõpuks esikolmiku ennustused ka, Jaanit, ma pigistasin juba välja. Tee siis oma 1-3. Oota, ma kohe vaatan, kes meil üldse sõidavad siis. No esimeseks ma ei saa midagi teha, tuleks ikkagi vist panna Ogier. No, ei taha sellist igavat pakkumist teha sealt öeldes. No teeme siis natuke põnevamaks, paneme Craig Priini teiseks ja Evansi kolmandaks. Natukene põnevam äkki. Minu loogika on see, et Monte on ikkagi üsna spetsiifiline ralli, et kes varem on Montes kiire olnud, siis küllap see on ka hübriidajastul seal samas kiire. Ogier on ka minu esimene. Minu teine on Neville oma üle-eelmise aasta esikoha ja üle-eelmise aasta teise kohaga ja minu kolmas on Evans. Viimased 2 rallit teisel kohal lõpetanud. Mis on minu pakkumist? Aga mõistlik pakkumine. Ma arvan, et mõistlikum kui minu pakkumine. aga targemad oleme vast pühapäeval. Täna siis hakkab pihta 21.18 ja 22.31 läheb teine katse ja homme alustame kell 10 hommikul 10.14 ja lõpetame juba 17.37, siuke lühike sutsakas. Pühapäeval alustatakse kell 9.17 ja viimane katse 16.16. Ei midagi konti murdvat, tuleb kindlasti põnev nädalavahetus. Sa kindlasti saad ka jälgida, eks? Kus iganes maailma nurgas saab olla. Vahet pole, kus ma olen. Sellist hetki saa maha magada, et uue generatsiooni autod ja esimene rallihooajal. Vahet ei ole, kus ma olen, küll ma vaatan ikka. Aga räägi veel tänase päeva lõpetuseks, kas ja kus me sind ennast võime roolis näha või tuled sa lõplikult siia meie jutumeeste poole üle? No, mis ma ütlen sulle niimoodi, et oma ustavatele pikaaegsetele toetajatele ma andsin teada, et rohkem mind selles mõttes suures mängus ei näe. Ehk professionaalselt ei sõida rohkem maailma ega Euroopa tasemel. Aga nagu öeldakse, et ralli on ikkagi haigus, et ega sellest lahti ei saa, nii et eks mind Eestis ja mujal võib-olla siin lähedal näeb ikka sõitmas, aga see aeg ilmselt ma natuke võtan pausi ja tegelen oma asjadega natuke vahepeal. No selge, see tähendab, et sind saab ka tihemini meie podcastis näha, mis ühes külles on ju hea uudis. Jaa, absoluutselt. Veebruaris kindlasti istun suga stuudios. Aga selge, kena rallinädalavahetust sulle ja ka kõikidele teistele rallisõpradele. Oleme uute juttudega eetris juba homme õhtul. Jep. Nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank.